mina räägin siis täna tegelikult pindamistehnoloogiatest. Katsun tuua siia sisse ka nagu best practice, nagu, et mida me oleme siis kogenud ja märganud tee peal, mis järelduse teinud enda jaoks. Siis tehnoloogiate valiku kriteeriumist räägin ja räägin ka sellistest nagu tähelepanekutest tehnoloogiliselt, nagu mis mingi tehnoloogia nagu endast nagu kujutab. Ja kui ma just rääkisime ka, et tegelikult me oleme liikunud ja antus ka, et see ühekordsest just selle 1,5-kordse puhulgi sinna tehnoloogia poole, et siis mis see tegelikult endast nagu kaasa toob, et ka, et just seal mingid sellised nagu märksõnad nagu üles tuua, millele peaks kindlasti nagu tähelepanu pöörama. Ja ma räägin veel mõnest siis nagu trikiga värk natuke, et ma räägin sellisest nagu uus-vana või vana-uus, et räägin ka mustkilluga pindamisest. Et sellest siis hiljem natukene fiiberpindamisest natuke räägin ja räägin ka siis tegelikult ka liikluskorraldusest pindamistöödel, mis tegelikult on selline nagu teema ka, millest hiljem ka veel eraldi räägitakse, aga ma siis annan selline nagu enda nagu nägemuse või perspektiivi siia päeva sisse veel. Aga ja selles mõttes ma arvan, et oleks hea, kui küsimused jäävad selle lõppu, et siis ma saan mõnusalt edasi panna. Et tõin selle pildi, et kus tegelikult, mis näitab sellist asja, et tegelikult pindamine ongi imelihtne. Et see pindamine on nii imelihtne, et isegi sul, ma arvan, suvaline Selveri kassapidaja võib tulla rahulikult tee äärde ja öelda, et mis on valesti ja mis õieti on, et see know-how on nagu olemas igal pool. Ja mis ma nagu tahan öelda, et see on kindlasti suur tänu teile kõigile, eriti pindajatele, et te tegelikult oskate seda tehnoloogiat nagu teha nii lihtsaks, et isegi lihtne kassapidaja saab aru, et see on lihtne tehnoloogia, pigi läheb alla, kill läheb peale. Et see ei ole mitte midagi keerulist. Ja see on siuke hea omadus, et kus tegelikult on hoida asju lihtsana ja keep it simple. Et ära, juba on, et tuleb sisse, et profiiliparandusi ja tasasus peab mõõtma kõiki asju ka, et aga see on vajalik selle tee jaoks ja tee koha pealt ka. Aga mitte jällegi, et mitte minna väga, väga keerukaks ühe lihtsa asja puhul. Et see on niimoodi olnud, et ja hoiame ka niimoodi. Et see oleks nagu minu meelest selle pindamise puhul nagu ka tema säilimise puhul, et saad teha tõesti 1200 kilomeetrit nagu aastas Eesti riigi mõistes nagu, et seda lihtsat tehnoloogiat ja mis tegelikult sul annab kattele 5, 6, 7 aasta eluiga, et see on selles mõttes nagu ideaalne. Aga et kohati on ka niimoodi, et see pindamine õnnestub ja kestab 15 aastat. Nüüd on nagu narrav häkka rääkida suurte tellijate ees, et vahest juhtub. Kuigi ideaal on see, et projekteerime ta siis 6 aasta peale, aga tegelikult kestab 15 aastat. Ja see on ka see olukord, kus tegelikult on siuke, kuidas ma ütlen siis, vastuse võtmine. Sa tegelikult mõtled läbi. Sa lähed objekti peale kohale, sa vaatad, sa nii-öelda siis jälgid neid nüansse, et mis seal siis mida see tee nagu vajab. Ja siis teed sinna peale tehnoloogia. Et siuke aasta oli siis 98, sama noor insenerihakatis Rein oli siis diplomitööd just tegemas ja sellele valmis tegelikult siis siuke väike pindamisraamat. Ja siis ta on, Rein on siis mulle iga aasta nagu seda nina alla õõrunud, et Marek, lehekülg 28, alumine lõik, viimane lõik. Et loomulikult on igasugused muud variandid võimalikud, kui nad piisavad tõsiselt läbi töötada ja ette antud tee tingimus sobitada. Et see ongi see nüanss, mis tegelikult toob välja selle inseneri, on ju. Sinus ja meis kõigis, on ju. Et tegelikult et keskendumine, süvenemine, et sa võid väga palju anda katte sellist eluiga juurde, kui sa piisavalt seda nagu ette näed, läbi mõtled ilusti, et sa ei jätta seda nagu nii-öelda juhuse hooleks.
ma tõmban selle bituumeni maha, killu peale ja nagu ütles Anti ka, et siis kohati see, kus töö tehti ja tegelikult see töö tegija on juba järgmise objekti peal, et aga tead, see on valmis, et see mind enam väga ei huvita, et kindlasti kas suhtumist nagu tuleb muuta ja ma ise soovin muuta üles kindlasti ka, et ikkagi, et kui me midagi teeme, siis teeme hästi ja niimoodi, et me jälgime seda asja ka, et oleks nagu hea. Ja ma tahaks lisada seda just, et me kõik tahame hästi teha tegelikult. Ma ei ütlegi, et keegi ei taha meist hästi teha, aga ma arvan, et siin tekib alati nagu suvi on meil lühike ja neid töid on palju ja siis lihtsalt objektijuhid, nad ei jõua enam nendele objektile tagasi, kus nad nagu varasemalt on olnud. Et tegelikult pigem see, et tekiks sees selline tunne, et sa tahad ise veenduda, et ma olen hea asja teinud. Üks uus sõna nagu juurde, et sa ise veendud, mitte et sa ei oota, millal sulle Maanteeametist tuleb kiri, et näed, meil elanikud räägivad, et seal on selline seis. Et ma olen ka meie projektijuhtidel alati seda rõhunud, et küsinud, et kuidas objekt on. Ei, nagu kõik on korras, ei keegi midagi ei rääkinud, aga sa ise oled veendunud selles. Et see on see kõige tähtsam. Kuidas sa veendud? See on juba maitse asi, lased sõbral läbi käia, helistad kellelegi, helistad kohalikule, kas või hooldajale. Mina suhtlesin omal ajal päris palju kohaliku hooldajaga ja ka isegi miks mitte tellijaga. Kuule, mine vaata, kuidas sul on, mis seis on. See on informatsioon, mille sa saad tegelikult tänapäeval suhtlusvahenditega väga lihtsalt kätte. Ja võib-olla ka, et see küll on siuke tellija või tee omaniku aspekt on ju, et ikkagi, kui millest ikkagi lähtuda teekatte remondi otsustamisel. Et tegelikult, kui su soov on see, et selle katte või teekatte eluiga on 15 aastat, siis nii ongi. See ongi minu otsus, minu soov. Et kui ma teen hanget või seda ka projekteerin, siis et 15 aasta eluiga. Isegi ka pindamiste puhul ka samamoodi. Et kui otsus on see, et ma konserveerin selle 3 aastaks, siis nii ongi. Seal ongi kohe võimalik hoopis teisi tehnoloogia nagu kasutusele võttagi, et ongi lihtsalt liivpindamised, fooksiilid, mis iganes. Ja selle 15 aasta puhul ka ei pea ilmtingimata minema aluskonstruktsiooni. Et lihtsalt võtadki rohkem tähelepanu ka selle pindamise jaoks. Et kõvemad killustikud, polümeerid, fiibrid on ju mingid muid nüansse, mis tegelikult väga palju annavad sul eluiga juurde. Kattel on palju pragusid ja mikropragusid on ju. Et jällegi siin tuleb see fiiberpindamine mängu ühtepidi, aga teistpidi ka kindlasti kattete pragude remont on ju. Jällegi polümeer bituumenid selle mastiksid selle jaoks on ju. Ja võib-olla ka isegi, et kahekordsed pindamised, mis annavad sulle kõvema kihi nagu selle jaoks. Sile teepind, see on see, et mul on kindlasti vaja, minul kui tee omanikul on vaja, et seal peal saab sõita rull, uisuga, rulaga on ju, et siis me ei räägi pindamisest on ju. 8-12 killuga, tule vaata pärast siin seda, et siin ma arvan, et seda lerda on palju pärast, et see ei lõppe hästi. Uus kulumiskiht kattele, et igal juhul jällegi on variant pindamine, mis mitte ka mingi hetk asfalt on ju, et sõltub täiesti liiklusest ka, ja võib-olla üks variant täitsa on ka see, et odavaim pindamistehnoloogia on ju, et täna mul raha on nii palju, aga see lõik on vaja valmis teha. Et see on ka üks argument täiesti, et kus tegelikult teha otsus nagu, et millest ma täna nagu unistan siis nii-öelda tee omanikuna ja kus ma siis selle valiku endale kriteeriumi nagu panen. Ja see on nüüd tegelikult üks asi, mis on siuke nagu minu vajadus või. Et kuidas seda, millist teed ma tahan, kui kaua ta kestab, palju mul raha on, kes on nagu elanikud seal. Aga tegelikult üks oluline asi, mis tuua sisse veel võib-olla on see, et mis on meie vajadus, et mida me vajame nagu inimestena. Et selle mõttega mul ei ole vaja minna, minu selles mõttes siuke nagu, et meil kellelgi pole vaja olla teedehitaja või pindaja või Maanteeameti töötaja või mis iganes on ju. Aga see on huvitav asi, mis me tegelikult täna siin nagu ka kanname, ühtepidi on see teed. Et teed ühendavad meid on ju. Et me kujuta ette seda nüanssi, et ma panen selle siis slaidi ka, et me vajame ühendust. Ja see on siuke huvitav
et inimene on ühtepidi sihuke nagu nii-öelda nagu karjaloom, on ju, et ma ikka tahan kangesti olla ühendus inimestega. Tänapäeval on lihtne, et meile annab täna ühenduse lihtne mobiiltelefon, on ju. Helistan kuskile. Saan suga rääkida. Arvuti, on ju. Saad teha Skype'i kõne, on ju. Saad e-mailis suhelda, on ju. Noh, juba ongi ühendus tagatud. Ja kujutage ette, et ma kutsun teid siis nagu pindamispäevale ja siis ütlen teile, et kohale isegi ei kutsu siia, ütlen, et tead sõbrad, et pindamisjuhis on Maanteeameti lehekülje peal download nupp, on ju, ikka olemas sul taskus, et palun, et võta see ja loe läbi, on ju. Ja noh, aga millegi pärast te kõik tegite täna valiku, tulite siia. Aga siia ei saa tulla mitte mingit muud moodi, kui mööda teed ainult, on ju. Et järelikult meid on vaja, kes me teid ehitame, on ju. Kes me teid ehitame, kes me toodame materjale. Et selles mõttes see millegi pärast otsene üks-ühele nagu suhtlus on väga vajalik ja tegelikult see muudab ka, et mis ma enne ütlesin ka, et tegelikult kui ma oleks seda, ma arvan, et ma ei tea, et ennem kui Maanteeamet hakkas tegelikult tellima 1,5-kordset pindamist, ma arvan, et me tegime seda juba eelnevalt mingi 10 aastat vähemalt. 28 oli esimene objekt. Pärnu linnas vist oli siuke esimene hange, kus ja mitte vähe, tegime 100 000 ruutu. Ja, et selles mõttes, et tegelikult, aga see oligi, et noh, kuskil oli vaja teha see muutus, tegib see julgus lõpuks, et ahah, et okei. Aga noh, pindamispäev loob muutusi, on ju. Aga see julgus võtab aega. Ma võin isegi öelda, et aastal 98, kui seda 1,5-kordset esimest korda hakkasin tegema, ma olin seda Taanis näinud ja ma teadsin, mida seda tehakse. Kui ma rääkisin seda töömeestele, kuidas seda nüüd teha tuleb, ei kujuta ette, mis sealt tuli. Ei, siis tal võimalik teha, mismoodi me seda pea sõidame. Kuidas ma pane esimese kihõredega? Ma tõmban kõik selle ülesse. See on juba ette nähtud, et see ei kõlba mitte kuskile. Hakkasin ise uskuma, et see ei tulegi välja. Täiesti huvitav. Aga siis me tegime esimene öö vist esimesed tööd ära, sest Pärnu linn tuli öösel seda tööd teha. Ja siis hommikul, kui me selle töö lõpetasime ja läksin magama ja pärast tulime lõunaga uuesti kõik nagu neid objekte vaatama, et kõik nagu ei teadnud, mida nagu oodata, mida näha. Ja siis töömehed hiljem tulid ja ütlesid mulle, kuule päris hea, teeme veel. Ja et noh, me vajame teid, on ju. Nüüd on see argument, ma arvan, mis tegelikult hästi palju võib-olla aitab sellest nagu ühtset. Ma vaatasin just ennem seda Eeva tehtud või Eeva poolt siis seda listi ka, et kes siin täna nagu kohal üldse on. Et tegelikult me teadlikult kutsusime nagu hästi erineva nagu siukse nagu tööiseloomuga inimesi ka siia, et valdkondis, et ongi kas või ka projekteerijad ja kes toodavad nagu teede jaoks nagu materjale või tarnivad neid siia ja kes pindavadki, kes tellivadki ka just nagu need analüüsivad selle mõttega. Et tegelikult see spekter on siin nagu ühtepidi kaetud vähemalt, ja tegelikult me kõik saame nagu panna sellesse nagu oma panuse ja me loome neid teid, mis iganes etapis, siis me teeme endale, mitte kellelegi teisele. Et noh, nii lihtne vaata anonüümne öelda, et tead see, mis iganes siis jäneda või mis lõiks oli sul, kus tead see igistab seda kõik, aga mina ei tea midagi, et see alt see katte juba oli seal ammu juba siuke leemendav ja pehme ja et tegelikult see suhtumist muuta just nii palju, et kui ma midagi teen, siis ma teen seda ise endale. Et kui ma projekteerin seda teed, kui ma tellin seda tööd, kui ma toodan teedeehitusmaterjali, kui ma toon või tarnin need materjali Eestisse, impordin, kui ma ehitan teid, kui ma pindan teid, kui ma valvan järelevalvet ja kui ma analüüsin siis, et kas see on tehtud õieti, mis ma plaanin järgmise aasta jaoks, et me kõik tegelikult kokkuvõttes oleme ühes ringis, see on üks tsükkel kõik ja me kõik saame seda teha, et just endale ja noh, ma arvan, et seal tegelikult see olukord ka muutub, et me tõesti hakkame neid just nagu sellist enda panust looma ja võib-olla siis, et liigun rohkem selle pindamise poole, et mis siis tegelikult, me saime aru, et mis meil vaja inimestena on või teede ehitajatena, pindajatena, aga et mis on siis tegelikult, miks me pindamist vaja on. Et sellised
tüüp nagu siis jah, tegelikult see juba ka eelnevalt Anti ütles, et miks meil pindamist üldse vaja on, et on tegelikult ikkagi teekatetele niisuguse veekindluse ja ilmastikukindluse nagu tõstmise jaoks. Et teekatte kulumiskihi moodustamiseks, uuendamiseks, et ikkagi tegelikult sa reaalselt selle bituumeni kihiga, emulsiooni kihiga teed ära kõik need mikropoorid, kõik need praodki seal tee peal, mis on väiksemad, et selles mõttes, et see pindamine on selles mõttes nagu hästi hea suhtes ikkagi veekindluse kihi tekitamiseks seal. Aga üks asi, mis kindlasti on, et see on bituumeni, et miks seal teele bituumenit vaja on, aga kivi on ka vaja vaata, et see oleks väga hea panna bituumeni tee peale, kivi polegi vaja, et muidu hakkab see kivi lendamisel ja see kõik kinni vaja panna. Et tegelikult et see kivi funktsioon selle pindamise puhul ei ole mitte midagi muud, kui tegelikult kaitsta bituumeni kihti, sest ega paraku Eesti mõnel ka, see on talv, tegelikult on meil talv, et ka vahest ja kus on naelkummid ja tegelikult see ikkagi ainult bituumen seal tee peal väga ei kesta ja on libe ja nii edasi ka, ja kulumiskiht kindlasti ka, et kui see on kivi ka juurde panna siis või peale panna, siis tegelikult on ta eraldi tõstab selline staarditegurit ja kulumiskindlust. Ja üks variant, mida tegelikult pärastpoole siis ka Rein veel räägib täpsemalt natukene või tehnoloogiate puhul ka, et on just kruuskatted ja nende katete siis tolmuvabaks muutmiseks. Et lihtne, odav meetod, ma arvan, et võiks julgelt öelda. Aga küsimus on see ka, et kas me tahame alati osta odavat asja, aga sinna me päevalt ei lähe, et see on selline pikem teema. Üks asi, mis võib-olla siit kõlas läbi veel ettekannete puhul ka, et meil on nüüd siin hästi palju räägitakse, et mis kategooria insener ma olen siis, et tore, kui mul on insener 6 või 7 või 8, ja selline punkti jaht käib ka. Palju ma saan punkti selle kursusest või seminarist? Siis kui lõpuni jõuab päev. Aha, sõltub, et mis tasemega mehed räägivad. Praegu kolmandik käes. Et mõni kindlasti on tulnud siia võib-olla, et punkti jahtima, mõni on tulnud kuulama, mõni on tulnud, saab süüa kindlasti, see on ka äge. Et tegelikult selle inseneri nagu siis kutsega, mina ei tea, kas see tegelikult kõigile kohale on jõudnud, aga tegelikult ma vastutan. Ma olen insener, ma vastutan. Kui ma olen tee peal, teen tööd, ma vastutan selle eest. Ja insener süübib igasse teeliku eraldi. Insener keskendub igasse detaili eraldi. Ja insener valib igale teele sellise tehnoloogia, mis selle teele vaja on. Et ei tehta valimit, et mul on tegelikult siin vaja pinnata X maakonnas, ma ei hakka nimetama, et 1 000 000 ruutu on ju, ja kõik need 1 000 000 ruutu on vaja teha ühekordse pindamisega. Mul on küsimus nagu, aga kas need kõik teed on tõesti nagu ühtemoodi või? Et pärast läheme edasi, siis ma nende erinevate tehnoloogiate puhul räägin nagu, et kus ja mis nagu nüansse tegelikult tuleks arvesse võtta ja et tegelikult on see vastutus, et millise tehnoloogia ma valin millisele lõigule. Ja insener vastutab. Ja mis ma sellest räägin, oli see, et tegelikult kui me vaatame neid ka pindamise lõike ja tehnoloogiaid, siis et jõuda, et kasvatada teadlikkust nii siis tellija kui töövõtja poole pealt, et tegelikult ikkagi meie katted vajavad täna projekteerimist ka pindamistööde jaoks. Sest saaks just õige asja õigesse kohta, et kui ei oleks nagu joonlaua meetodid, et mul on terve list seal neid 100 objekti, mis on vaja järgmine aasta ära pinnata ja ma tõmban joonlauaga kõik, et kõik teeme ühekordselt. Ilma mõtlemata, et igal juhul, et ka see on see koht, kus tehakse otsus vaata ja võetakse vastutus. Just nagu pindamistööd osas. Aga
ma jõuangi sinnamaani, et natuke sellest rääkida võib-olla. Et pindamise tehnoloogiad. Ja võib-olla siin need on tegelikult palju ja iseenesest kõik on pärit samast pindamisjuhises on ka olemas need. Aga võib-olla neid nüansse vähekene lahti rääkida, et millisele kattele, millised materjali kasutama peaks ja mis on seal need nüansid, nagu, mida ma olen nagu tähele pannud ka või siis ka Rein ja Algis ja Andres, et ülest vähemalt, et see info ju tuleb minuni ka ikkagi nagu tee pealt, et ühe kord segad ka vahel, et selleks mingi noengi kohe seganud. Jah, see on ka hea. Aga ma eelmise selle jutu lõpetuseks, selle vastutuse koha pealt ma räägiks ka ühe huvitava loo nagu enda praktikast, kui ma ka veel tee peal jooksin ja noor nii-öelda meister või objektijuht olin. Ja siis meil tuli pinnata sellist objekti, nagu just alles Anti rääkis meile, et üle 3000 auto enam ei pinda, me ei pea seda otstarbekaks, kuna seal on keerulised situatsioonid ja ütleme nii, et sellega on päris raske hakkama saada. Ja minul tuli Tartu linnas pinnata teed, mis tuli vist Võru poolt, tuleb sisse sealt ja ma arvan, see oli 7000 autotest või midagi sellist. Ja mul oli ikka tõsine hirm sees, kuidas ma ta nagu teen. Ja siis ma läksin eelmisel päeval, istusin tee äärde maha ja mõtlesin, mis ma nüüd homme siin tegema hakkan. Et selles mõttes ma ütlesin, jätsin brigaadi tööle, andsin oma abile ülesanded kätte, tema jälgis seda kõrvaltee tööd seal ja lihtsalt istusin maha, et mis ma siin teen. Autod ainult vuravad kahes suunas niimoodi. Kuhu mina siia ära mahun? Tekib küsimus. Aga siis sündiski selline uus asi, millest ma räägin enda osa juures, on kontrollitud pindamine. Kuidas sa kontrollid tegelikult seda liiklust, kes tahab sinu... Ta ei taha küll, aga ta teeb su pindamisel väga palju kurja, kui sa ei pane teda tegema seda, mida sina tahad ja kuidas sinul nagu töö tegemiseks on vaja, et tema liikleb. Aga see objekt sai väga hästi tehtud. Ma kartsin rohkem nagu ikka, kui tegelikult vaja oli ja minu teada see pedas 6-7 aastat väga ilusti vastu. Ei läinud higistama, ei tundselt midagi maha ja ei olnud meil ka probleeme selles mõttes liiklusega, et oleks mingeid hirmsaid rattejälgi seal sees olnud. See oli ka emotsiooniga töö, täiesti normaalselt suvisel päeval, et saab teha igasuguseid asju, täpselt see sama jälle. Lehekülg 28. Lehekülg 28, viimane rida. Aga et nüüd lihtsalt läbi rääkida lühidalt need kõik tehnoloogiad, siis see ühekordne pindamine on vana ja klassikaline nagu katte siis kulumiskihi taastamine ja bituumi lisamine kattele põhimõtteliselt, ega siin midagi keerukat ei ole, et pigem on, mis on nagu hea on selle puhul nagu neid nüansse jälgida, et tegelikult see, et kui seda pindamist ka teha, et see puiste, killustiku puiste oleks piisavalt tihe, et hõre ei jääks. Ja ma arvan, et kindlasti see jälgima, et kui ka seda tööd nagu tellida, tehnoloogiat nagu tellida, et siis, et kui robustne see 8-12 on, et siin maas on tegelikult on näha erinevad ka, et kus on 8-12, kus on 5-8, kus on 1,5, et kui robustne tegelikult see struktuur nagu jääb, et kindlasti on ta nagu müra on tal rohkem ja kulumiskindlus on parem selle võrra. Aga see teine, mis on siis see ongi vahe sees juba selles, et mis olukord tüüpiliselt meil on nagu teede peal, on see, et naelkummid ja siuke, kuidas öelda, rehvide kulutamine, rehvid kulutavad katet ikkagi või lihvivad selle mõttega, mis ta on isegi parem öelda. Ja see tüüpi olukord on see, kus tegelikult on nagu rattajälg on siuke, kus on sul tegelikult kate päris sile ja tegelikult siis mujal nagu rattajälje vahel, telje peal ja tee servas on kate tunduvalt urpsem. Ja kui sa võrdled meile tegelikult, et kui sa paned siia paned nagu emulsiooni või paned siia emulsiooni, et siin lõigu peal ja selle osa peal teekattest, ristlõikest, see emulsioon kaob siia sisse ära. Siin on neid mikropoore hästi palju, pragusid selle mõttega, et mis on nagu nii, mida sa nagu augulaptiga ära ei tee. Et tegelikult see katte sisse, ka Rein räägib hiljem just on see, et tegelikult imendab väga palju emulsiooni juba ära. Ja siis on see trikk, et kui seda sama killustikku tahad siia panna,
sa pead tõstma selle normi tegelikult see kahekordseks põhimõtteliselt. Et see on tehnoloogia siis, kus põhimõtteliselt on see, et ratta jälge läheb 8-12 kulumiseks ka ja mujale tegelikult pannagi 5-8. Et tellijale ka, teie omanikul oleks ka hea kokkuhoid, et tegelikult kate jääb siledam ühtlasema struktuuriga nii-öelda rehvile ja tegelikult ka kohe on sul hoobilt see ka risk töövõtjana on siis väiksem tegelikult, et sa ei riski sellega, et sul tuleb telg lahti või serv sõidatakse maha, et tegelikult annab sulle, mis kattel vaja on, kattel on vaja emulsiooni. Tuumenid tegelikult. Või bituumeid. Selleks, et ta maha saaks panna. Et on vaja bituumeid, see on olemas igal pool. Küsimus see, kuidas seda kaitsta. Põhiline, kus ta haiget saab, on rattejälg. Siin on olemas korralik struktuur ja siin tegelikult on kaitseliht põhimõtteliselt peal, aga piisav täiesti, et tegelikult ei juhtu mitte midagi, sest seal liiklus pole peale lumesaha võib-olla. No selline olukord on enamasti loomulikult selliste katete peal, kus on juba tehtud pindamine asfaldi peal. Ta tuleb välja ka mitte nii robustsel moel iseenesest, et vaata, et kohati isegi mulle tundub, et asfaldil näiteks nael hakkab nokkima seda peenikest osist sealt vahelt ära. Et pigem võib juhtuda isegi selline olukord, et rattajälg on urpsem, kui on tegelikult telg. Et selles mõttes praeguses olukorras, kui me nagu uut asfaldit peaks pindama iseenesest, ja see on nüüd, ma ei tea, 5 aastat võib-olla olnud juba naelkuni liikluse all, siis võib juhtuda olukord, et siis me seda nagu kasutada ei saa. Et pigem see kehtib ikkagi selliste ükskord juba pinnatud, kui sul ühe fraktsiooniga selle ära pinnanud sellise objekti kohta, kus sul siis nii-öelda on see kattestruktuur, mis vaatame näiteks pindamise puhul, on nii-öelda ära kulutatud, võib-olla siis peaaegu selliseks. Ja teljel ja kaheratta vahel siis meil on mingi selline pilt alles. Et tegelikult need asjad on siia pandud ilusti, nii et pärast saate tulla. See on erinevad kivid. Proovige ise, pange siia 8-12 peale, laduge peale ja pange kõrvale peale. Vaadake, tunnetage, tehke oma pindamine nii-öelda. Ja võib-olla saate nagu aru paremini, et mida tähendab siia panna nüüd tõesti siis mingi selline suur kivi peale, kui palju siis peaks seda vahet täitma selle sama bituumeniga või võtta siit see sama 4-8, mis paigutub mosaiigina ilusti siia vahele. Okei, aitäh, väga hea kommentaar. Et siin on veel selle mõttega, et edasi minnes on see tavaline siis nii-öelda see 1,5-kordne pinda, mis me oleme rääkinud, kuhu tegelikult on väga palju on just ka Maanteeamet oma tellimustes liikunud ja ka tegelikult linnad ka. Et tegelikult mis ta nagu idee on see ikkagi, et tegelikult ta moodustab nii-öelda nagu kompaktsema struktuuri sellele siis pindamise kihile ja tegelikult siis on ta kiilumismeetod põhimõtteliselt ikkagi, et tegelikult 8-12 siis terade vahele kiilutakse siis 4-8 ühe astme võrra peenem killustik ja ta on nagu lukustamise efektiga, et ta lukustab ära selle 8-12 sinna vahele, et selles mõttes hästi siuke piisavalt tugev, piisavalt lihtne tehnoloogia. Siin on nüüd paar nüanssi, et millele ma tahaksin tähelepanu pöörata ja Rein siin kommenteerib ka vähekene. Aga just on see, et tegelikult et esimene viga, mis nagu tehakse, kus sa hästi kapriisne on see, et kui see puiste, 8-12 kilustiku puiste on nii tihe, et sinna vahele enam 5-8 ei mahu, siis kohe on risk, et see tehnoloogia ei tööta. Siis tegelikult on tegemist ühekordse pindamisega. Sa võid sinna moe pärast panna, kui sinna selle 5-8 peale, aga ta sinna kinni reaalselt sinna vahele ei kiilu. Ja see on see oht, et tegelikult selle 1,5-kordse pindamise puhul, miks ma ütlesin ka ennem, et mis on muutunud, et tegelikult meie kattedel on nii palju higista, kui mõni kõik väljarta võib olla. Aga on see tegelikult, et 1,5-kordse pindamisega tegelikult on see emulsiooni kogus on tegelikult väiksem kui ühekordse pindamise puhul. Ja kui sa nüüd teete olukorra, kus tegelikult sul siia vahele 4-8 ei mahu, siis tegelikult on tegemist ühekordse pindamisega, aga norm on pandud, sidene norm on pandud sul 1,5-kordse järgi. Ehk kohe on risk suur, et sul see killustik jää pidama. Ja teine nüanss on kindlasti, mis on hästi kapriisne selle 1,5-kordse puhul on kindlasti mingid mahapöörded, mingid ristmikud, kus siis tegelikult on see, et kui me ka puistame killustikku seal nagu nii-öelda nüüd
erinevate puisturitega, killustiku laotajatega, siis laotajatega just jah, et siis tegelikult on hästi tähelepanelik vaja olla, et sul ei teki ülekatet. Et nii kui sa teed selle piisavalt hõreda, on ka hõre puistadega teisene puiste, jämedama killuga. Et kui see teha piisavalt hõre ja sinna vahele nüüd hakkab minema ülekattena veel see jäme killustik, soobilt need kohad jällegi käituvad nagu ühekordsed pinnamised põhimõtteliselt. Ja selle mõttega jälle sinna vahele ei mahu enam 5-8 tera ja kohe on nagu probleemid, et ta ei toimi. Et see on väga tähelepanelik olema, et kindlasti killustiku puistamise puhul, laotamise puhul ei teki sul ülekatteid. Ja see ei ole see, et mul tekkis sinna nagu nüüd 10 senti, ei tohi tekkida. See pilt peab jääma täiesti mõnusalt hõre, et sul pärast mingit pilti on selle kohta, aga tegelikult ikkagi see 1,5 kortse puhul seda pindamine peab, esimene kiht peab väga ikkagi hõre jääma. Tegelikult selle 1,5 kortset me tegime esimesel pindamispäeval, kui me neid tehnoloogiaid lahti seletasime, siis seal on videomaterjal on täiesti olemas, kuidas me siis katsetasime nii-öelda tihedamat versiooni ja katsetasime natukene siis nii-öelda siis seda õiget versiooni. Ja ma mäletan, et kedagi me kutsusime isegi publikust, kes siis ladus need kivid sinna peale ja siis mõõtsime ära, et kas nagu on õige kogus või ta on tegelikult nii-öelda liiga vähene või ta on ka liiga killustikulikas esimene kogus, esimene kiht. Ja nüüd üks nüanss on veel, mis nüüd läheb rohkem nagu tellija poole peale tähelepanek, on see, et see 1,5 kortset pindamist pannakse nad igale poole. See on nii äge tehnoloogia, toimib väga hästi, mis on õige. Aga et kui see 1,5 kortne pindamine tegelikult panna alusele, mis on hästi siuke urgne, kus... Vaat selline alus näiteks. Et võite pärast tulla ise proovida, et püüdke siia nüüd hõre puiste tekitada ja kuhu nüüd see 4-8 siis pannakse. Esiteks kivid ei taha üksteise kõrvale jääda, sellepärast, et nad murravad ennast siin nende nukkide peal, nii nagu nad ise tahavad. Ja teine asi, mis kõige suurem probleem on, kui me siia hakkame nüüd esimesele kihile panema vajalikku emulsiooninormi, mis te arvate, kui palju saab panna üldse siuksel 1,5 kortsel pindamisel näiteks esimesele kihile emulsiooni ilma, et rataste külge nagu hakkaks? Palju see on see kogus umbes? Et see on ka lagi, sellest rohkem panna ei saa. Sest kui me ühekordselt teeme, siis me võime panna, kui palju see panna lihtsalt kildu rohkem. Ongi kõik, hea lihtne. Aga seda me ei saa kasutada paraku 1,5 kortse puhul, sest me rikume kohe selle tehnoloogia ära, nii kui me paneme seda rohkem. Et sellega me tegelikult limiteerime selle 1,5 kortse valikuga kõrvalteedele, me limiteerime ära sidene koguse, mis ei pruugi olla antud kattele lihtsalt enam piisav. Ja siis me tekitame olukorra, kus kivi seisab väga sellise ausõna pea seal kinni, tal ei ole seda piisavat kogust, millega tegelikult hoida seda nii esimese kivi kinni, rääkimata teise kivist. Et üldjuhul need on nagu väiksemad teed, kus on liiklust vähem ja kus ongi tegelikult seda pindamise või eelmise korra aastat siis võib-olla 10 tagasi, et pindamise tegelikult nukid ei ole veel maha lihvitud või ära kulunud või ära irdunud või mis iganes tega siis juhtub selle. Et selles mõttes on tegemist olukorraga, kus on selline hästi urbne kate ja kuhu tegelikult tõesti seda 1,5 kortset nagu teha ei ole nagu isegi võimalik selle kohta öelda. No saab teha, aga sa teed selle suure riskiga, sest enamalt jaolt, vähemalt meie kogemus näitab, et kõik need kõrvalteed, mis me 1,5 kortsetega oleme teinud, me teeme sügisel kõigile fooksiili peale. Lihtsalt me ei julge seda talveks jätta, sellepärast et suure tõenäosusega ta ei pruugi vastu pidada. Kuna see sidene kogus ei ole piisav. Ja kui ma küsin objekti juhi käest, miks sa rohkem ei panna, ma ei saa rohkem panna. Ta ei saagi rohkem panna, kõik on õige. See ei olegi võimalik rohkem panna. Siis ta kisub selle esimese kihi ratastega, killustikulaataja ratastega uuesti lihtsalt üles. Ta ei saa seda peenikest kildu vahepeal lihtsalt panna. Et see ongi see näide, et tegelikult sama asi, mis on praegu siin, säädame siia nukkide vahele. Ja, tõstab selle nüüd ringi sinna korraks. Et tegelikult, siia läheb emulsiooni rohkem, sest et see on need praod ja poolid on seal sees nii-öelda, kus emulsiooni läheb, et ta läheb ka reaalselt, ta läheb sinna alla ära, kattele seda emulsiooni nii palju vaja, et bituumeid. Aga jah, et need on need tähelepanekud, ma ei tea, kas selle 1,5 kortse kohta on veel midagi või? Et oli see tihedus, puiste tihedus on ju, alused.
Ülekatted on ju. Hetkel rohkemat ei ole. Tuleb pärast veel. Äkki tuleb küsimusi? Ja selle ühekordne ja kahekordse pulstiga, et on see vahe, et mis eelmise slaidil oli ka, et lihtsalt siin rattaärs on siis nii-öelda see 1,5 kordne, mis annab tihedama lukustuse sinna ja struktuuri. No sellel on üks hea universaalne omadus tegelikult, mida me avastasime jällegi väga tükk aega tagasi, et me saame tegelikult rattajälge teha 1,5-kordse pindamise. Jälle me lukustame rattajäljes kivi paremini ära. Me saame rattajälge vähem emotsiooni panna tänu sellele, et tegelikult me paneme peenikese kivi sinna vahele. Ja samas jälle teljele ja kaerata vahele meil tegelikult ei ole rohkem nagu suuremat kivi vaja kui see sama 4,8, mille me lihtsalt tegelikult puistamise vahele. Me anname sellele kohale, isegi enamasti on selline olukord teedel, et need teljed, kaheratta vahed, sealt ei kulutata ära kivi, järelikult ei pääse sinna naelga tegelikult sellele bituumile ligi, et seda mastiksit või seda bituumilisest vahelt nagu välja kiskuda. Et tegelikult selle bituuminiga ei ole otseselt midagi juhtuma. Kui on muidugi kasutatud ütleme niimoodi, et kvaliteetset bituumenit. Põlengi bituumeniga oli muidugi see häda, et mingi 5-6 aasta pärast näiteks ta muutub lihtsalt tõrvaks. Et kui siin Marek rääkis, et tegelikult teele on vaja ju bituumenit, ühel hetkel aeg sööb selle bituumeni, mis on halb bituumen, mis oksudeerub kiiresti hapniku ja väikese toimel, ta sööb selle lihtsalt ära. Ja siis meil ei ole seda bituumenit enam. Aga kui meil on tegemist ikkagi kvaliteetse bituumeniga, naftabituumeniga mis ei vanane sul nii kiiresti, siis pindamise ea jooksul ja isegi ma ütleks 10 aasta jooksul juhtus selle bituumeniga, nii palju kui mina olen teede peal kive käinud ära kiskumas. Bituumeniga on kõik korras. Pindamisel iseenesest vananeb ära pealt sükene millimeeter 2 rohkem. Seda räägid enda ettekannast selle bituumeni? Ei, mul ei ole seda osa. Ma mõtlesin, ma räägin selle sinu osas ära justi. Mul ei mahtunud see sinna. Jah, väga hea. Aga see on tõsi, mis on muidugi ka, et see oksudeerumine selle koha peal kindlasti on oluline nüanss, mis tegelikult hakkab määrama. Aga mis asi, vaata ma ütlesin ka ennem, et need väiksemad teed kindlasti ka, kus siis 1,5 kordne on nagu too much, tegelikult pole mõtet seda panna sinna, siis tegelikult on nüüd küsimus, vaata see nüüd telje koha pealt, et kas ma riskin sellega, et kui ma teen siin nii-öelda kiilumismeetodi ühekordsena, siis tegelikult need alumised nukid jäävad mul nagu paistma. Et see on nüüd see koht, et tegelikult sellel kattel ei ole vaja kulumist tõsta. Sellel kattel on vaja bituumenit. Ehk siis tagada kinni panna mikropoorid ja praod ja tal on vaja tagada elastsust ja sukest. Ma segan veel korra vahel. Aga sa ütled väga õieti, et tegelikult kõige rohkem vananebki see bituumen. Et see sama graniit peab vabalt vastu sul 20 aastat ja ma arvan ka, et isegi 30 aastat. Et ma mäletan, me pinnanud siin mingisuguseid väga vanad teid, mis on kunagi mingi, ma ei tea veel, Nõukogude Liidu ajal sai pinnatud, mis oli 20-25 aastat vanad. See kivi oli alles. See pole mitte midagi häda. Aga lihtsalt mõnikord isegi sai vaadata, et miks me seda pindame. Aga siis meil öeldi, et aeg on ümber saanud, kuskil tabelis tuli lillukene taha, et nii, nüüd on liiga palju aega mööda läinud, me peame seda lihtsalt pindama. Ja tegelikult ongi, sul on see ikkagi nüanss, et tal on olemas kulumiskiht, seda, kui ma ennem oli ka slaid, et miks pindamist vaja on, üks on kulumiskihi taastamise jaoks, siis tegelikult see katte puhul tegelikult sul kulumiskihti taastada pole vaja. Aga on vaja bituumenit. Äsket bituumenit. Ja see on nüanss, kus on tegelikult peenema killuga me oleme teinud tegelikult väga häid lõike, kus ongi see tee, ta võib küll jääda pärast kirju, sest sa iialgi nagu ei suuda samasugust killustikku panna, mis eelnevalt oli võib-olla. Võib-olla. Eriti kui alla veel kruuskilde peateed, siis nagu nii-öelda graniidiga. See on oma, et see oli ka jälle Nõukogude Liidu aegne jutt on see. Aga selles mõttes on igal juhul siuke kattele vaja bituumenit ja tegelikult, et seda kaitsta on nii palju vaja, et siis, et täiesti piisab peenemast fraktsioonist 3, 6, 4, 8, mis iganes, et mis tegelikult juba on piisav täiesti. Aga on see koht, et
et kuidas siis nüüd ma suhtun, kui mul see nukk siit nagu välja näeb, et kas see nüüd siis irdunud kivi või on see nüüd see defektne koht või noh, et tegelikult selle mõttega, et noh, kui sa paned siia peale veel ühe kivi vaata, siis noh, tegelikult on see emulsioon valgub siit ju tegelikult sellesse poori või prakku ära, et tegelikult siia peale kivi kinni panna on tegelikult vaja ühte kihti veel juurde, mis tuleb seal paar slaidi hiljem ka, et kus on see kahekordne juba. Et tegelikult sa ei saagi sinna kivi panna. Et sellise tehnoloogia puhul on loomulik, et osad kivid, mis halvasti, üldse pindamistehnoloogia puhul on tegelikult esimese paari nädala jooksul vähemalt on omane see, et üleliigsed kivid, mis ei ole oma kohta leidnud, nad tulevad ära lihtsalt. Liikluse toimel, ka esimeste külmade toimel, et tihtilugu on tellijad helistavad, kui esimesed külmad tulevad, nii, nüüd kivi lendab, mis juhtus. Aga enamasti see on just selliste teede puhul, kus sul on all tegelikult struktuur olemas ja hullu kui see, kui me oleme sinna 8-12 pannud näiteks peale, praegusel juhul on see 4-8, kui ma panen nüüd sama fraktsiooni sinna peale, mis siis juhtub? Bituumenit meil ei lasta küll sinna nii palju panna, või ütleme nii, et siis me ei saaks seda tööd üldse teha, kui me sinna nii palju bituumenit paneks, et me nüüd uputaks selle sinna nii-öelda kinni ära. Näiteks kui granaatsust nii palju välja tulebki üldse. Aga siis juhtubki ikkagi see asi, et need kivid, üleliigsed kivid, nad hakkavad ära tulema. Aga just esimeste külmadega. Sest mis tegelikult ei ole eesmärk, et kivi ei tohi lahkuda tee pealt. See on omaette nagu lugu, et igal juhul me ei tohi teha asju, kus pärast kui tee on pühitud, sinna jääb veel mingit killustikku irduma. See kindlasti ei ole eesmärk omaette. Mõnikord see eesmärk. Mõnikord on lihtsalt on paratamatus mõningate tehnoloogiate puhul. Jah. Ma lähen edasi, et muidu mul saab aeg otsa vast juba, et fiiberpindamine on tehtud päris palju siin aastat siin 2, 3, 4, 5 tagasi. Viimasel ajal natuke vähem tehtud, päris palju vähem. Et on kattele, ta on peamiselt nagu mõeldud kattele, kus on siis sul esineb pragusid ja ka just ka see fiiberkiud, klaasfiiberkiud seal vahel, sellised 6 senti pikad lõigatud nagu mistra vaip põhimõtteliselt jääb selle kahe või nii-öelda bituumeni segu sisse juba, emulsiooni segu sisse. Et on spets seal selle jaoks täiesti, millega seda laotatakse ja nii-öelda maha pannakse, et prantslaste selline leiutis. Ja on toiminud väga hästi, et ikkagi on olnud lõike, kus me oleme teinud fiiberpindamist nii-öelda. Ja tegelikult sa isegi näed nagu seda pragude struktuuri, mis all on tegelikult olnud seal kunagi, ei ole avatud. Et see ongi see vahe, kus tegelikult ta annab nii palju sulle elastust juurde, et ta tegelikult annab mängima vähekene ja kokkuvõttes sul need praod uuesti ei avane. Et väga, väga efektiivne ja siuke hea meetod, et kui nüüd võrrelda, et kui ilma kiuta teha, klaasfiiber kiuta, siis tegelikult on pindamine suurim nagu selliseid nagu nõrke kohti on see, kus need all olevad praod peegelduvad sulle siis nii-öelda paari aasta pärast uuesti pindamisse. Ehk siis see pindamine ongi kestnud põhimõtteliselt 2 aastat ja paari aasta pärast on see uuesti need praod lahti, et juba ja on jälle oht, kus läheb sisse vesi on ju ja see pindamise point ehk siis see mõte seal, et ta enam ei tööta. Pindamine pakub katust teele, kuni jõudu öelda. Sandwich pindamine on siis pigem pehmed katted, mis on alt pehmed. Alt pehmed, selle mõte, mille siis katte, aluskatte, kuhu pindamine tehakse, on kas siis ongi see must segu mingi või siuke. See on super koht praegu just see sama, mis me räägime higistamistest, mis tehnoloogiat oleks pidanud seal kasutama. Seal oleks tulnud kasutada see sama sandwich pindamist, et sa paned kõigepealt kivi ja siis paned emulsiooni. Et see vastupidine meetod, kus on tegelikult see pehme bituumen juba all olemas. Me oleme teinud väga palju niimoodi ka, et kui sa näed, sul on pindamislõik, 10 kilti, sul on kohati mingid ristmikud sees, mis leemendavad mingit moodi võib-olla või on mingid vanasti, enam ei ole võib-olla ka lapitud kohad, kus on nagu ka see leemendav koht on sees. Et jällegi me pindame tegelikult siis need lõigud oma raha eest. Et tulemus hea jääks loomulikult. Pindame selle nii-öelda siis selle eelnevalt killustiku puistega üle
ja siis läheb nii-öelda see emulsioon peale ja killustik, et uuesti, et ta nii-öelda me teeme sandwichi sinna kohta, kus on see leevendav lõik ja tegelikult kogemuste järgi ongi see, et kokkuvõttes ei juhtu mitte midagi pärast selle mõttega, et ta uuesti leevendama ei lähe. Aga esimene puiste peab nagu 1,5 kordsel olema õre, võib-olla siin natuke õredam kui 1,5 kord, et tegelikult peab sama kivi veel vahele mahtuma, sest tegelikult sa teed ju selle puiste sinna alla sama kiviga, nii võtta. Et Marek ütles väga õieti, me lihtsalt olime hädas oma pindamistega kunagi omal ajal, kui veel lapiti nii-öelda kannu ja kühvliga, nii nagu see esimene slaid Marekil siin oli, kus pinnati nii-öelda kühvliga. Et sa ei tea, palju seda bituumenit tegelikult sul seal augus on ja enamasti seal ongi bituumen, sest sa kallad lihtsalt silma järgi. Aga see andis tõesti efekti, et panid selle kihi sinna alla ja tegelikult tulid järgmine aasta seda vaatama. Üllatus, et need lapid ei tulnud enam välja. Edasi minnes veel, et on kahekordne pindamine. Et lihtsalt ma arvan, see nagu nüansina tuua, et on see tugevama pindamiskihi nagu loomine või et tegelikult ma ise nimetan seda nii-öelda mütsi pähe panemiseks. Et tegelikult sa teed ühekordse pindamise ära ja talle paned siis nagu teise kihina veel ühe kihi veel emulsiooni peale ja veel killustikku, see on peenem fraktsioon, siis tegelikult et see kivi ei lähe enam mitte kuskile. Ta on müts peas. Ja teine variant on ka see, miks on see, hiljem räägin sellest fooksiilist, on tegelikult ka see, et see fooksiili puhul ka sa tõmbad sellele nii-öelda esimesele kihile selle mütsi pähe niimoodi, et ta jääb sinna ja istubki seal, et kus ta olema peab. Et see on siin nüüd see kruuskatete pindamine, mis on eelpuistega kahekordne pindamine ja peamiselt kruuskatted, freespuurkatted, katted, kus tegelikult on tolmune. Et miks ta on üldse nagu ka tulnud tegelikult Taanist, on ju? Ei ole, see on tulnud Eestist. Ma midagi enda nimele kõik võtta, selle mõtlesin ma ise välja. Tegelikult see sai alguse meie nii-öelda, tegelikult see sai tellijatest alguse, sest taheti väga palju kruusateid teha. Ja neil oli ikka see vana hea meetod, et paneme bituumen ikka tolmu peale ja siis taheti seal immutada veel mingite õlidega seda asja. Aga lõppkokkuvõttes on see, et kui sul on selline kruuskivi, see on alati tolmu, eriti kui see on kodumaine kruuskivi või paekivi või tavaliselt on kruusateed, siis seal on seda vaba tolmu nii palju, et kui sa nüüd emulsiooni paned sinna peale või ka bituumeni, siis tegelikult ta ei taha seal peal olla. Ta tõmbab nagu kuidagi kokku ära, sest augud tulevad sisse. Ja siis on kurb vaadata seda, et ühtlast kilet tegelikult ei teki. Ja siis mul tekkis nagu selline mõte, et aga ma puistame enne ühe kivikihi alla. Teeme nagu sellise tehnoloogilise kihi, mille peal tegelikult me saame siis liiklusega sõita ja millega saab tegelikult siis nii-öelda summutatud ära see tolm, mis tegelikult meile nii-öelda vaenlaseks on. Ja tahab meil nii-öelda seda esimest kihti, mida me teeme, siis rikkuma hakata. Ja teine asi, mille ma avastasin hiljem, mida see selline nii-öelda ankurdav esimene jämedakivi kiht annab, tegelikult ta võtab sul katte kinni. Et kui sul muidu jääb sinna tolmu peale, nii-öelda, ta imbub küll mingil määral võib-olla ka sinna selle kruusa tolmu sisse, sul jääb tegelikult nii-öelda siis silepind, esimene kiht bituumeni, siis nüüd sul on esimene kiht kivi, mis toimib ankruna. Ja ei lase sul tegelikult sellel kattel vasakule paremale või edasi-tagasi liikuma hakata. Et sealt tekkis see mõte ja sealt see jälle hakkas nii-öelda minema. Et täna toimub väga hästi minu meelest, seal on omi nüansse, midast Rein räägib enda ettekandes ka. Aga edasi veel, et on niisugune kahekordne ümber pöördatud pindamine. Siin põhimõtteliselt on see ikkagi, et kui all on hästi poorne kate, siis tegelikult esimese kihina ikkagi sa tegelikult ei uputa ainult emulsiooniga seda alumiskihti ära, vaid tegelikult saad siis vabalt panna alla nii-öelda killustiku kihi, mis on nagu peenem fraktsioon. Ehk siis lood siin on nii-öelda ühtlasema struktuuri ja peale teed juba siis nagu nii-öelda kulumise jaoks vajaliku korraliku ühekordse pindamise kihi veel peale. Meil on selline pilt tegelikult ja kui me nüüd tahame kõiki seda emulsiooniga täita siia näiteks siis nii-öelda 8-12 peale panna, et siis ta ei istu siia kuidagi. Aga kui me paneme siia näiteks 4-8-ga teeme ta juba ühtlasemaks, siis meil on palju lihtsam juba nii-öelda. Me saame tegelikult siis ilusa ühekordse pindamise kihi, kuhu sa võid siis ükskõik mis fraktsiooni juba peale panna. 8-12, võid ühe korra veel 4-8 panna, see on juba nii-öelda siis projekteerimise küsimus.
ja üks variant on kruuskatte peale, mis tehakse, on ridakilluga pindamine. Ja see on siis suke üldjuhul 0,16 kindlaks määratud sõelkäveraga siis killustik ja siis väheke teistsugune emulsioon, mis selleks vajalik on, et see on pehmem ja ta imbub nii-öelda tegelikult allapoole, ülespoole ka, et siin isegi pilt ei ole nagu nii hea nagu illustratiivne natukene, aga et tegelikult siis bituumen emulsioon imbub ka kattesse natuke sisse ja ülespoole, et ta on täitsa homogeenne kiht, et lähen edasi, et natuke rääkida sellest Folksiilist ka, mis tegelikult ka ühtepidi on ka juhendisse saanud sisse ja tegelikult on, vähemalt meie jaoks on väga hea nagu abimees või tööriist tegelikult ikkagi nagu sellist siis võib-olla see märk, mis me oleme enda objektiga vaadanud alati või jälginud ja vaatamas käinud, et mis me see aasta oleme teinud, siis tegelikult see hea abimees, et kui ikkagi sa näed, et kuskil oled sa eksinud selle sidenormiga, et siis tegelikult see Folksiil tehnoloogia nagu aitab siis kivi kinni võtta ühtepidi, teistpidi on ju, et vähem oleks talvel mingid lugusid, kus kivi lendab ja ei saa magada rahulikult või... Sellest ma räägin põhjalikumalt. Seda ma sinu... Et selles mõttes on ta hästi hea tehnoloogia. Tegelikult me oleme seda teinud ka Soomes ja just tegelikult ka vanemate SMA nagu katete puhul, kus tegelikult on ka ikkagi poore päris palju olnud ja mis seal juhtub on see, et nad jäävad nii kuivaks või mitmekordne juba see remeksimine seal, või see kuum. Kusjuures see pilt on tegelikult asfaldist. On jah? Jah, see on asfaldi pilt ja need väiksed mullid, mis sealt ilusti on näha, see näitab seda, kuidas tegelikult, kuna see Folksiil on nii vedel, ta on nagu vesi, et tegelikult tungib sinna samma, kuhu ka vesi tahab tungida sisuliselt. Et ta otsib üles kõik need katte nii-öelda õrnad kohad, aga eelis Folksiilil veega on see, et ta võtab ka bituumeni kaasa, kuna teema see 30% ikkagi bituumenit sees ja ta mätsib ja täidab tegelikult need kohad kõik ära, mis nüüd siis võivad vee kahjustatud saada. Et selle mõttega just on ka mitte ainult nagu pindamiste nii-öelda päästmiseks, vaid kindlasti ka tegelikult täiesti tehnoloogia ka sukeste mitmekordselt juba remixitud või siis kuum taastatud katete säilitamise jaoks, et tegelikult täiesti on toiminud, ma teen Soomes ka, et ja see on kõrval on see pilt, kus on siis näha, et milline see Folksiilitud pindamise nii-öelda välja näeb, et see ilma katmiseta ka. See on päris palju sukest nagu vasturuja saanud, et ma olen siin varasemalt rääkinud ikkagi kiirpindamisest ja mingeid muid sloganeid siin nagu hüüdnud, et kus saab kiiresti teha asju. Mõtlesin, ma nimetan selle ümber, et ma teen nagu trikke, et mustkilluga pindamist. Tegelikult see kiirpindamine tegelikult ei ole ka mitte midagi muud kui mustkilluga pindamine. Et võib-olla maakeeli ja lihtsam nagu aru saada, et ma mõtlesin, ma panen siia kirja nagu plussid ja miinused, et oleks nagu lihtne, mis sellest saab nagu. Ja see trikk on see, et tegelikult on tegemist siis bituumeniga töötatud killustikuga, mis tehakse siis asfaldi tehases umbes 0,7% bituumenit. 0,4, 0,6, 0,7. Sõltub isegi. Sõltub kivist. Ja see trikk on see, et see killustik on tolmuvaba. Ta on kaetud bituumeniga, seal tolmu ei ole. Ja mis ta nagu pluss on see, et mustkilluga pindamist saab teha siis üldjuhul bituumeniga ja sul tekib kohene nake. Ehk siis, kui sa paned tee peale, paned bituumeni ja paned see musta bituumeni kaetud kivi sinna peale, siis tegelikult on see nake nagu kohene. Et sul bituumen tahab olla koos bituumeniga. Kui sul on, näide on see, et kui sul on bituumen ja tolmune kivi või tavaline kivi, vahet polegi, siis tegelikult ta ei taha see bituumen ei armasta seda kivi. Sellest räägin mina juba. Jah. Väga hea. See on nake. Aga ühesõnaga, et see bituumen kontakt on väga kiire ja kohene, et mis võimaldab tegelikult tal ikkagi nii-öelda kohe fikseeruda ja sinna kinni jääda. Ja see on võib-olla natukene utreeritud, et lahtine killustik teel puudub. Aga kui teha täpne puiste, ehk siis kivi kõrval, seal nii-öelda neid kuhjisi ei teki sinna peale, siis tegelikult on see põhimõtteliselt ikkagi
pool tundi ja võid üle aidata. Et kokkuvõttes sulle see, mis kinni peab jääma, on seal peal ja mis on tõesti kuskil sinna veel kuskile nukkide peale jäänud, mis tuleb lahti, tuleb ära. Ja põhimõtteliselt on see, et saabki ikkagi mõne tunniga tegelikult taastada siis algselt sõidukiiruse, mis ennem lõigul oli põhimõtteliselt. Et väga nagu me oleme teinud seda mõned korrad ja toimib täiesti. Ja kindlasti on see asi, mis on ka varem on tehtud, ma tean, Tartu linn vanasti tellis igal juhul oligi just mustkilluga pindamist ja selle kivi ühesõnaga, et oli ka mingeid asju, mis oli siuke nagu, et kapriisne ühtepidi, ma toon siis kohe kõrvasin need miinused ka, mis on tal tegelikult, et on see mustkillustiku kättesaadavus, et see on ikkagi vaja tehasest teha, kui on vaja toota asfaltist, tehakse asfalti üldjuhul, keegi sulle hakkab mustkillustikuga tegema ainult. Ja kindlasti on see mustkillustik on kallim kui siis töötamata killustik. Ja kindlasti on bituumeniga töötajas ka, mis ma mäletan ka Tartu linna puhul olid mõned korrad, kus ikkagi ta on nagu nii-öelda vihmale tundlikum, et kate on niiske või kattepoorid on ka vett täis, kate isegi võib-olla pilt on kuiv juba, aga tegelikult on ka poorid on veel see niiskust täis, siis tegelikult ikkagi bituumeniga töötaja ei tohi, et tal on vaja sukest kindlasti kuiva ilma täiesti ja mitu päeva, et no see on see, et tegelikult nagu ikka bituumeniga töötades sul on risk suurem, aga see hetk, kui sul see nakke saabub ja ta kinni jääb, siis ta on lõplik, siis ei juhtu taga enam tegelikult mitte midagi. Et emulsiooniga sa pead ikkagi ootama, aga see oli minu teema. Lõpus. Aitäh. Et ma räägin veel, mul on üks teemaplokk veel on, et mis tegelikult pärast saab kajastust, aga ma räägin natukene sukest nagu tausta võib-olla ka, et miks ma selle toon siia pindamispäevale ja hästi suur tänu ka Jarnole, et oli nõus siia tulema seda nagu rääkima ka täpsemalt, just Maanteeameti poole pealt. Aga ma tahtsin tuua selle pildi siia sellepärast, et me oleme oma nagu arengus siis Eestis sealmaal, et teekasutaja saab märkidest aru ühtemoodi ja mis on kirjas nagu seaduses või nii-öelda nagu algselt on mõeldud, on hoopis teistmoodi. Et isegi võib-olla nüüd on ühe slaidi see tuua, et tegelikult on siis see on nagu see märk nagu siis on niisugune punane ring ümber ja number sees on tegelikult maksimaalne lubatud kiirus. On õige või? Janek. Jah. Ja ma võin, ma võtan korra, kas ma saan siit selle Google'i võtta. Minimaalne sõidukiirus. Ja arvake ära, mis siit tuleb välja, et mis asi on minimaalne sõidukiirus. Et niisugused märgid tulevad veel nagu, et või et inimesed ei saa aru, et mis asi on minimaalne, mis asi on maksimaalne. Et tegelikult, mis tegelikult täna nagu kehtib, on siis see, et on see segadus selle puhul, et inimesed soovivad sõita, et see teede ehitaja või siis see Maanteeamet on lubanud mul sõita vähemalt 30-ga, vähemalt 50-ga, vähemalt 70-ga. Ja kui ei saa, siis ma pean pigistama seda läbi kuskilt, et ma ei tohi seisma jääda, ma pean saama sõitma sellega kiirusega. Et see on siuke muster, mis on inimestel nagu tekkinud, et see arusaamine on lihtsalt villakas. Ja kui keegi sõidab aeglasemalt, siis võtast mööda sõita. Ja kusjuures on veel see ka, et ega see on siuke nagu kiirus, mis on nagu ette antud ja ma võin sõita sealt kiiremini, +5, +15, et siis veel politsei väga hullu trahvi ei tee. See on see ideoloogia, mis inimestel on täna nagu ajus sees on. Ja sa võid seda hakata rääkima ju sealt tõesti autokoolist saati nagu, et saage aru, see on tegelikult maksimaalne lubatud kiirus, et võib sõita aeglasemalt ka, võib seisma jääda, võib küsida teede ehitaja käest ka, et kas võin sõita või mitte. Just nagu saada aru. Ja miks ma sellest räägin nagu üldsegi, et tore on nagu viriseda või rääkida mingit filosoofiat nagu. Aga et
et see on üks koht, kus me saame midagi teha. Maanteeamet ja töövõtjad et tegelikult on see, et me alustasime reguleerimist, ehk me sekkume inimestesse juba, on ju. Et me reguleerime mingeid asju ja nüüd on see, kas me teeme seda lõpuni või ei tee. Ja me võtame tegelikult selle asjaga ära inimestelt vastutuse. Selge. Mulle on öeldud, et ma tohin sõita maksimaalselt 30-ga. Ja tegelikult anname vastuta selle eest, et kas see kivi seal lendab klaasi või ei lenda või et nagu ma tean, mul on lubatud sõita sellega. Ja tegelikult, et inimene ei saa aru, et kui ma olen pindamislõigu peal, see on lahtine killustik, see märkan ka üleval kusjuures, siis tegelikult, et kui ma võtan hoo maha, et siis see kivi lendab minu klaasi ka väiksem kiirusega, on ju. Sest inimene aru ei saa. Ja selle mõttega, et tahan nagu öelda on see, et sellise käitumisega me liigume kohta, kus me reguleerime, võtame ära inimestelt vastutuse ja teistpidi on see, oota. Ja me hakkame neid karistama. Nad rikuvad mängureegleid, mis me oleme pandud. Ja meie oleme teinud mängureegli, see on 30 ja me karistame sind, kui sa rikud seda mängureeglit, on ju. On 2 varianti. Kas me vaatan, kas mu slaid järgmine on siuke. Et on 2 varianti. Kuhu saab edasi minna? Üks variant on see, et me võtame kontrolli täiesti enda kätte. Ehk siis, kui sa lähed töötsooni, kus sul on hakkab pihta 30 piirang, on ju, siis on kosmosega ühendus, et iga jumala auto, kes läheb sinna, üle 30 sõita ei saa. Või sõidab selle kiiruse, mis vaja on? Ei, see on üks variant on see, et me kontrollime täielikult asja. Okay. Ja see on täiesti sinust, see on lõplik kontroll, et kui me teeme mingi regulatsiooni juba, siis tegelikult ongi see, et me kontrollime seda lõpuni. Mitte kuskile poole peale, siis on pärast hea trahvide vaata, on ju. Ja variant 2. Et me anname tegelikult siis neil tagasi selle responsibility ehk vastuse, on ju, vaata. Ja tegelikult on siis see, et ütlen talle, et tead, mul on tunne, et täna sa võid sõita talle 50, on ju. See on soovitav liikluskiirus. Ma teen siin tee peal töid, ma pindan su teed, on ju, tegelikult. Sina ka tee omanik, on ju. Ma pindan teed ja ma soovitan su sõita 50. See, kas sa sõita 70 või 60 või 30, et see on sinu teha juba. Aga see on see, et ma tegelikult annan temale vastuse. Et tema, kes seal teevad, kes rooli hoiab, kes pedaale vajutab, tema vastutab selle eest. Et see on siuke asi, mis tegelikult... Nüüd on vastutus tema peale, et kas tal tulevad kivitäkked klaasi peale, värvi peale, mille iganes peale. Et tegelikult see vastutus liigubki siis ju tema peale. Jah, see 2 variant. Jah, just. Aitäh. Et see on see variant, et kus nagu liikuda. Ma arvan, et ka hiljem saab sellest veel rääkida, võib-olla küsimusi küsida ja ei tohi veel, jah. Et siis ma nüüd ootan küsimusi. Mul on 2 küsimust, ma üle vist juba jõudsin ära unustada. Aga siin rääkisite mõlemad sellest tehnoloogia valikutest, et millal ja kuidas on üks mõnus ja teine mõnus ja vaatad teele otsa. Ütleme, kui mitu kilomeetrit siis selline osaühing üle on nõus nagu, kuidas nüüd öelda, projekteerimise ehitusmeetodil olete nõus ära tegemast. Selge on see, et kui mingi projekteerija hakkab tegema, siis tal ei ole seda kogemust ju sellist. Seda peaks tegema ikkagi pindamiskogemusega inimene. Ja ega ta ikka ei vastuta, kui ta annab nii-öelda paki annab üle ja siis paki annab üle ja tegema hakkab siis mingisugune teine OÜ või aktsiaselts, siis ütleb, et see üle antud pakk üle vastutus. Et palju reaalselt üks sellises suuruses ettevõtte jõuab, et ütleme nagu minu slaididel oli, et 14.03 on lepingu allkirjastamine ja ütleme 30. august peab olema kõik valmis.
kilomeetrit. Et seal on kindlasti see kriitiline koht on kindlasti see ajaraam, on ju, et sul on kokku vaja teha ju 1200 kilti teid on ju aastas jämedalt. Plus on mingeid muid asju veel ju juurde veel, mis on siin need kerkad või kruusateedega pindamised on ju, et ega selles mõttes ma sulle täna vastust kindlasti ei ütle, et need nii mitu kilti ei ole nõus või päevast teeme, on ju, et selge on see, et sa pead ühe hooajaga kõik jõudma ära teha, sest et talv muudab võib-olla asja hoopis teistsuguseks. Jah, et aga üks mõte kindlasti või nüanss, mis on nagu rääkida või kui diskussiooni nagu hoidagi, et siis igal juhul ju tegelikult täna teete valikuid ju tegelikult sügisel või suvel juba isegi tegelikult järgmise aasta objektide jaoks. Et tegelikult sügis enne lund on ju, et kindlasti on see iseloom tuleb välja, katte iseloom, et mis seal tee peal tegelikult on juhtunud. Talv muidugi kindlasti nagu muudab seda pilti kuigi palju, kuigi ma ei tea, kui palju see just muudab. Mitte drastiliselt. Kui see on sul ikkagi juba 7-8 aastat see kate tegelikult sul kulunud, liikluse all olnud, siis see üks talv, muidugi kui sul on teekatte nii-öelda pragusid täis ja on sellise viimase vindi peal, siis võib see üks talv ta muidugi sisuliselt pindamiskõlbmatuks muuta, ka see variant on olemas. Aga ma ütlengi, et ka varasemalt aastaid siis mingi 10 tagasi, et me tegelikult ikkagi projekteerisime igat lõiku, enda jaoks. Et kui mul tegelikult läheb sinna juba see objektijuht läheb kohale, siis tegelikult ta teab, et kus ta peab tõstma normi, näiteks isegi kus ta peab killustega alla puistama, et selles mõttes oli see nagu eeltöö tehtud juba eelnevalt ja Meil oligi eraldi projekteerija. Ja, just, tegelikult oli küll. Et vastust ei saanud, aga rääkisime, mis me oleme teinud. 5 kilomeetrit, 50, 500. 3 miljonit ruutu umbes. 3 miljonit ruutu. See, mis meie suve jooksul tegime, selle me jõudsime ikkagi ära projekteerida. Ütleb meie enda projekteerija. Jah. Ta ikka töötab meie juures edasi. Ta teeb nüüd muid asju. Ei, selle mõttes me teeme ikkagi endiselt seda edasi, aga selle mõttega, et tunduvalt jäigem on see lugu, et ega enam sa hästi ette pandi juba, kui palju pead sidenet panema, kui palju pead killustik. Et asi on juba kirjas seal hangetes ja selles lepingutes ja pakkumistes nii-öelda. Mul tuli nüüd teine küsimus ka meelde. Siin on see 1,5-st me tellime, aga kas on mingeid selliseid rusikareegleid, mille alusel oleks võimalik seda hanget paremini siis üles ehitada? Ma mõtlen, et ei oleks ainult 1,5. Kas me oskame mingile teele öelda ka näiteks selle sama ühekordse? Mingeid väga suuri ekstreemimeid nagu ei ole mõtet panna niimoodi, nagu siin vahepeal oli, et muidu on 200 kilomeetrit on 1,5, aga siis paneme 3 kilomeetrit tiibrit ka. Sellel ei ole nagu mõtet, aga sellised üldisemaid rusikareeglid, mille alusel valida. Tegelikult on rusikareeglid kõik siin kirjas. Aga mis on seal? Siin on see sama liivaringi meetod, kuidas sa saad jämedalt tegelikult selle suuna, tehnoloogilise suuna saad kätte. Mis tehnoloogiat kasutada, see on samad tabelid. Ja sa ei pea tegema 3 liivaringi nii-öelda siis kilomeetri kohta. Vaata, mis see tee koosneb endast. Otsid need hullemad kohad või tegelikult enamuse teest, missugune on see enamus sellest teest. Ega pindamise puhul on nii või teisiti keeruline see, et näiteks ka sideaine normi määramine, et sul osa teed näiteks, ma ei tea, on killustik ära tulnud ja osal teel on sul siis killustik alles. Sa pead lähtuma nüüd millestki siis, et sa ei saa mõlemaid nagu hästi tegelikult, mõlemaid tingimusi täita, et sul on selline pind ja sul on selline pind. Need sideaine normid on totaalselt erinevad. Et see on nii või teisiti keeruline, sa pead lõpuks ikkagi enamuse suhtes nagu selle otsuse tegema, et see, mida on rohkem, selle tehnoloogia valima. Et seal kindlasti selles pindamise juhises ka on sees siuke nagu nii-öelda need piirid ei ole nii jäigad, vaata, et see tee liivaring on nii mitu miljon, et seal järelikult siis tuleb teha see tehnoloogia, et seal on kindlasti hajub ära. Ja loomulikult seal võib-olla nendest raamidest saabki niimoodi haju, et aga tegelikult see kõik ilusti mätsib selle ühekordse sisse. Tegelikult ei ole pointi, see hakkad nagu selle
seal tegelikult seal on tõesti, ma mäletan väga hästi, et ma olen seda kunagi lugenud ka, on ju. Et seal on kindlasti kirjas ja ma mäletan väga hästi seda tehnoloogiat ka, et kus on need, mis me läksime eelmine pindamise päev ka, oli see, kus sa tõid väga hästi välja just selle, et mis tehnoloogiad ja see best practice ka just, et kus nagu mingi asi nagu säädub väga hästi, mis ma... See oli esimene aasta vist. Esimene aasta. Kui me seda nii-öelda harjutasime ise ka, kuidas seda kasutada üldse. Et seal oli mingid näite ülesanded olid. Et annab väga jämeda suuna, aga tegelikult annab selle suuna kätte, et kus on ikkagi liiklus väike, ma nüüd ei tea, kui tuleb välja see otseselt, et sinna ei ole mõtet pooleks kordset tegelikult panna. Et see peaks välja tulema, ta pakub sul ikkagi ühekordset või siis nii-öelda kiilumismeetodit, aga ta ei paku sulle pooleks kordset näiteks siin. Kas midagi on veel küsimusi? Janek Eriksson volitatud teedeinsener. Tase 8. Tase 8. Õppige nüüd. Et SAMi kohta, et sa ütlesid, et tõid välja ainult ühe variandi, mis on kiud. Et mujal maailmas kasutatakse ka kangast. Et kas te oma koduhoovis nagu seda olete proovinud või mis sa sellest arvad? Et SAMi on, me oleme teinud isegi koostöös Maanteeametiga katselõigu Imavere Viljandi maantee pealt. Kus see oli ka asfaldi alla tegelikult tegime, jah. See oli see, et me tegelikult kasutasime polümeer bituumeid. Mitte polümeer emulsiooni, vaid polümeer bituumeid. Jah, spetsiaalne. Nüünas, jah, minu meelest oli see oli ammu. Ei ole, see tuli kuskilt Saksamaal. Jah, see oli spetsiaalne kraam. See tuli kuskilt Saksamaal. Okei, aga veel kord, et minu küsimus, et kiud versus nagu kangas on, et kiud on selline nagu lahtine ja et okei, et bituumen võtab ta nagu selles mõttes kinni, aga kui me paneme sinna selle nõnda nii-öelda nagu kootud kanga on, et siis on ta iseenesest juba kinnine süsteem. Eks seda tehnoloogia on teine hoopiski, ühesõnaga teinud ei ole koduhoovis. Ameeriklased mäletavad, mis rääkisid. Kangas versus SAMi-kiht. No, ei mäleta. Mis oligi, et võrreldi ju tegelikult kangast ja võrreldi seda pinnatud SAMi-kihti teekonstruktsiooni all. Ütlesid, et peale seda nad õpetasid igasuguse kanga toppimise ära. Et SAMi-kiht töötas kõige paremini, kõige odavam, kõige efektiivsem asfaldikihi all kasutada SAMi-kiht, pinnatud kiht. Jah, see isegi oli see, et nad mitte ei pannud ilmtingimata sinna asfaldikihtide vahele, mitte siis ka fiiberkiudu, vaid isegi tavaline pindamiskiht, et see ja mitte krunt, see 0,2, mis sa paned sinna ruutmeetri kohta, vaid täitsa normaalne pindamiskiht sinna vahele teha ja tegelikult see annab efekti juba väga palju just selle kihtide ja omavahel mängimise kohta. Oli jah? Kõige lollikindlam lahendus, sest nende võrkude ja asjadega neid tooteid on nii palju, tootjate juhised on nii erinevad ja seal on eksimisruumi on nagu nii palju. Jah, ja kindlasti on ju tehnoloogia ka, et sa pead neid rulle sinna kangaid ja maha laotama ühte pidi. Pinges hoidma neid, mida ei taheta väga teha. Et see üldse tööle hakkaks. Ja meil on ju Eestis täna objekte, kus kanga tõttu hoopis pealmine asfaldikiht on lahti. Et on löökaugud tekkinud, vaatad auku sisse, kangas on all. Et ei teki seda et ei liimi kihti pole aine vahel, et piisavalt. Veel kord, ma ei räägi asfaldist peal, ma räägin selle pindamisest seal. No seda ma mõtlesin, ma tahtsin selle üle küsida just. Aga siin juhtub see asi nüüd, et vaata, sul on pindamise kiht on nii õhuke. Kui juba asfalt suudab see peal tegelikult liikuma hakata. Ma ei kujuta ette, kuidas kanga peal üks pindamise kiht, mitu kihti sinna panema pead, et ta nii-öelda, millegiga üks suurem rekka tuleb ja pidurdab ja siis sõidab see, ma ei tea, kuskile niimoodi rulli kokku kõik. Nii palju, mis ta see on. Kangas peab olema, et see millega sa alt ja pealt nagu krundid, et see nagu, ta seob selle läbi. No nähtavasti mingi, jah, polümeer peab olema. Aga sa Janek teadis, et kus see tehakse või et see on sul unenäost? Ma teadis, et seda kuskil tehakse. Ei tea. Ma tegelikult pole kuulnud, et kangasust ja pinnast mul oleks. Küll asfaldikihted, SAMi-kihid asfaldi vahel küll on olnud. On isegi vist mingid inglaste tehnoloogilised juhendid selle kohta kui saata lingi. Näiteks. Okei, ja teine küsimus tegelikult puudutab seda kiiruspiiramist, et siin tuleb minna ju selles mõttes ikkagi nagu selle liikleja psühholoogisse, et kui ta näeb, et see on väga, kui mitte kuid, see on nagu 30 märk nagu üleval, et siis
ja see on niimoodi aastakümneid nagu olnud, on ju, et siis ta nagu mõtlebki, on ju, et milleks. Loomulikult see hakkab sealt peale. Et see on nagu see asi, mida me tahaksime nagu muuta või mida tuleks nagu muuta, et selles liikleja arusaamises või käitumises. Tõesti, et kui sul see 30 märk on ainult mingisugune päev või on ju loetud tunnid, on ju, et siis tõenäoliselt peetakse ka sellest nagu oluliselt rohkem kinni. Vahet pole, kas sinine või punane, kui ta on ikkagi unustatud sinna, siis see ei päästa. See devalveerib mõlemad ära, et kaua ma siin sõidad natuke ei klõbise. See on see nüanss, vaata, et kui sa vaatad seda nagu suuremat pilti, on ju. Ma olen Tammet ka, et tegelikult pindame 1200 kilti aastas, on ju. Ja see kunagi eelmisele pindamisel nagu tõin selle nagu lauale ja just selle kiirpindamise jutu sees nagu, et tegelikult see tähendab seda, et iga jumala päev Eesti Vabariigis on 160 kilti, on 30 piirangu all. Siis kujuta ette, kus see kogu üle Eesti Vabariigi. Iga jumala päev, suvel. Täiesti ebaloogiline. Ja siis pole ime, et tüüp saab karutada 30, suvi, hakkab jälle pindama, kurat, okei, jälle 30. Kivi on lahti tee peal. Et see on koht, mida muuta muidugi. See on see nüanss nagu, et me ei saa kindlasti lasta neil nagu seal siis töötsoonis kihutada selle, vist on isegi okei veel, on ju. Teed kõrvalpaani pindad, kus on lahti killustik, kõrvalpaani on pindamata, panen sajaga, vahet pole. Et loomulikult tuleb töötsoon, see ohutus, kõik see teema on seal nagu sees, et tuleb võtta ikkagi nii öelda, kas siis on see follow me või mingid reguleerijad või mis iganes nüansid, et pindamine küll on hästi liikuv tegevus, aga kas tõesti pindadki selle pool kilti ja tagasi pool kilti ja tagasi uuesti, et niukest, et paned paaniga 5 kilti ühtepidi, 5 kilti teistpidi, see on ka ebaloogiline natkene, et jällegi häirib seda liiklejat ühtepidi, tekitab segadust, mis iganes. No tegelikult see sama süsteem ju, soovitav kiirus, kus me seda nagu nägime, see oli Rootsis ja seal ei ole pindamise lõigud sul 3-4 kilomeetrit pikad, seal on 20 jämedalt on üks objekt. Et selles mõttes ja täiesti hämmast oli, me alguses mõtlesime ka, et seal meie autod nagu sodiks sõidetakse tegelikult, et mis soovitav, panevad kõik nagu ise, aga ei ole. Jah, tõesti nad, kui sa nagu teisi autosid vastu ei tule ja see kedagi ei ohusta, nad sõidavadki 70, 80, ma ei tea, aga kui sa näed, et ta tuleb sulle vastu, sa näed, et ta võtab hoo maha enne sind. Ja siis lähed mööda niimoodi 30, 20, peale seda ta vaikselt kiirendab jälle ülesse. Et ongi vastutus tema reguleerib tegelikult seda kiirust. Siin on selle sama maantametri kapsaeda ka, siis sa teed selle välja selle 20 kilomeetrit, on ju, et tegelikult meie see defektide ja seisukorra põhine nagu objektide valik võibki tingida selle, et on meelevaldne näide Haljala ja Võsu vahel on ju, ongi iga aasta pindamine, mingi pindamine lõiguti 3 lõiku, 2 lõiku, 1 lõiku. Tegelikult võib-olla oleks mõistlik see ühe aastaga see, mis ta on, 30 kilti ära pinnata, ongi kord 7 aasta tagant 30 kilti, 2 päeva, 3 päeva nädal näiteks piiranguga, on üle 5-6 aastat mureta. Et sa ravid tegelikult juba natuke muudad nende inimeste psüühikat, kes seal elavad. Et sul ei ole iga aasta nii, aga jälle nad teevad, jälle ka see on. Aga ma tänan tähelepanu eest ja saab küsida veel küsimusega pärast poole, et mis iganes vahehetkel või kohvipausi ajal, et sõidame sisse juba Karli ettekandele.